Krzensk ja tervitan teid Unimaki töökoja erisarja esimeses osas, mille nimi on tabavalt Blackout. See ei ole mingi katastroofistsenaarium, vaid pigem liialdus, mis peaks nutikale vihjama, et me töötame inimjõul töötava tööriistaga. Meie esivanemate tööriistadega, millest oleme mugavuse tõttu loobunud. Seega tööriistadest, mitte esivanematest. Kui jätame kõrvale hetkelise elektrikatkestuse, mis võib meid sundida kätte võtma sae või höövli, nii et see on pigem hädavajadus, siis on traditsioonilise käsitööriistaga töötamine sageli parem kui kaasaegse elektrilise tööriistaga. Meie uute masinate kõrged pöörded tagavad muidugi suurema tööefektiivsuse ja väiksema pingutuse, kuid vastutasuks pidime leppima sellega, et kogu töökojas lendavad laastud, saepurid ja väikesed materjaliosakesed, mis ei mõju hästi ei meie hingamissüsteemile ega masinatele endile. Tagajärgi lahendame kuluka imemise ja hingamismaskidega. Kaitsta peame ka oma nägemist ja kuulmist. Kas poleks parem vähemalt aeg-ajalt lasta kõigil meil imelistel masinatel veidi puhata ja proovida tööd tööriistadega, mis kasutavad ainult meie enda energiat? Naerame oma naiste üle, et nende eest peseb pesumasin ja nõudepesumasin, aga meil on täpselt sama lugu. Ka meie eest lõikab lauasaad ja hööveldab tasandushöövel. Võib-olla kardame, et meil pole enam õiget oskust ja jääme hätta. Kuidas saakski teisiti olla, kui me regulaarselt ei harjuta? Pole ime, et öeldakse, et harjutamine teeb meistriks. Muide, ma ei ole siin mentori rollis. Käsitööriistadega olen üsna kehvas seisus. Aga mind on juba ammu köitnud mõte proovida erinevaid höövleid. Seetõttu tellisin Unimakist komplekti, põhihöövleid. Nende kasutamist näitame mõnes järgmises Unimaki töökoja videos. Aga enne, kui nendega tööle asun, tahan oma vana head tammepuust tööpinki varustada, lisakruustangiga. Unimaki pakkumisest valisin kuldse kesktee, mis pakub head kasutusväärtust, mõistliku hinnaga. Tööpinkil on puidust kruvid, nii esimesel kui ka tagumisel kärul. Lisakruustang on küll malmist, kuid lõuad, täpsemalt kinnitustahvlid, varustatakse puidust plaatidega, et tagada töödeldavate detailide õrn kinnitamine. Selleks on esipaneelide laugud. Tagumine tahvel on isegi keermestatud, et saaksite puidust plaadi kinnitada või eemaldada, ilma kogu kruustangi lahti võtmata. Kinnitamiseks on vaja kasutada 6 kruvisid sellise peaga, mis peitub puidust osas, et mitte kahjustada kinnitatavat detaili. Esipaneelil puuduvad keermed, seega peate metrilised kruvid väljastpoolt mutriga kinnitama või kasutama väljastpoolt sobiva pikkusega kruvid kinnitamiseks. Lõugade pikkus on 173 mm ja seda saab veidi suurendada, kasutades pikemaid puidust plaate. 213 mm suurune avanemisulatus. Väheneb sõltuvalt kasutatavate puitlaudade paksusest. Lisakruustangid suurendavad tööpingi operatiivsust. Seda saab kasutada eraldi detailide kinnitamiseks nii horisontaal- kui ka vertikaalasendis. Koos algse esikäruge sobib see ka pikkade, mitte eriti laiade detailide kinnitamiseks, näiteks hööveldamisel, aga ka saagimisel või puurimisel. See toimib ka sarnaselt tagakärule. Sellel on väljatõmmatav tõkke, mille abil koos lauaaugudega saate detaile lamedalt kinnitada. Ja veel ühe suurepärase asja oskab see lisakruustang teha, nimelt kiirliikumist. Võlli kõrval on tagasihoidlik hoob, mida spindli poole tõmmates saab esimest lõuend edasi-tagasi liigutada. Kui hoob vabastada, haakuvad keermed taas omavahel ja saab keerata lahti või kinni keerata. Lisakruustangi ei pea paigaldama ainult höövlipingile, vaid praktiliselt igale lauale. Peate lihtsalt tagama selle piisavalt tugeva kinnituse tööpinna külge või kasutama mingit tugikonstruktsiooni, et lõuad oleksid tööpinnaga samal tasemel. Ja ma olen kindel, et mõne aja pärast imestate, kuidas te ilma selle kruustangita hakkama saite. Toodete lingid leiate nagu tavaliselt video all olevast kirjeldusest. Ja kui teile video meeldis, siis palun andke meile like. Kui te ei soovi Unimaki töökoja järgmist videot maha magada, klõpsake ka tellimise nupul ja vajadusel ka kellukesel, et saada teavitus kohe, kui mõne uue video üles laadime. Minu nimi on Tom Krzensk. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos.